tere! Selja taga on sõbrapäev ja ees ootab vabariigi aastapäev. Mõne jaoks võib-olla suured tähtsad sündmused aastas, mõne teise jaoks võib-olla vähem tähtsamad. Aga iga pidustus ja sündmus või kellegi jaoks eriliselt tähtis päev toob kaasa kindlasti palju tundeid, emotsioone, eriti nendel inimestel, kes tunnevad ennast rohkem üksikuna. Eriti nendel inimestel, kes tunnevad ennast võib-olla haigena, üksi, isolatsioonis või eraldatuna ja kui on erilised tähtpäevad või sündmused, siis see üksi olemine oma tunnete ja emotsioonidega võimendub. Kuidas siis üksi olles need valusad tunded ja emotsioonid kiirelt lahustada nii, et see üksi olek ei oleks valus ja kannatus, vaid pigem kulgemine, olemine ja sisemise vaikuse ja rahu kogemine. Teeme siis siinkohal kohe praktilised harjutused, kuidas vabastada põhilised emotsioonid, kui sa oled üksi, oled jäänud kauaks üksi, oled olukorras, kus sa pead olema üksi või sa tunned ennast üksikuna, sa tunned ennast eraldatuna, sa tunned, et sa oled jäänud nagu oma isolatsiooni, oma eraldatusesse kinni. Lahustame siis sellised põhiemotsioonid. Sa võib-olla ei pruugigi neid emotsioone osata sõnadesse panna, sellepärast et valu, kannatus ja see tunne kehas on kriipiv, kurbust tekitav, segadust tekitav ja kannatust tekitav. Ja kui hakata seda veel sõnadesse panema, siis see tundub kuidagi eriti kohutav ja eriti valus. Ja mitte keegi ei taha tunnistada endale seda olukorda või situatsiooni või hetke, kus sa parasjagu oled oma kannatustes üksi. Aga ma siiski nimetan neid tundeid ja ma nimetan neid tundeid sellepärast, et me saaksime need kõige valusamad emotsioonid kohe ja kiirelt ära vabastada, et homme ja ülehomme sa enam sellist valu ja kannatust ei tunneks.